Täna ma sain kinnitust sellele, et üha rohkem noortevaldkonna koolitajana, noorsootöötajaid õpetades Tallinna Ülikoolis või Narva kolledžis tuleb väärtustada mitteformaalset õppimist noorsootöös. Täna on tulnud välja just seda, et väga palju tehakse asju, aga jääb ära selline analüüs, et mis siis õpiti, kuidas toimus õppimine, kas toimus õppimine, ja üha rohkem tuleks edaspidi noorsootöötajate koolituses, täiendkoolituses just rõhutada sellele, et vaadata, mis on see vajadus sellel noortegrupil, nendel noortel, kes osalevad noorsootöös, ja sellest lähtuvalt siis valida neid meetodeid, õpimeetodeid, mida kasutada töös noortega. Ja kui sellele kõigele järgneb siis selline väga oluline osa mitteformaalses õppes, milleks on analüüsi osa, kus noor saab välja tuua selle, mis ta uut on õppinud, et siis ma usun, et läheb päris hästi meil. Et see tänane sõnum võiks olla just see, et see mitteformaalse õppimise, mis see on, kuidas teha, enda jaoks selgeks tegemine ja siis planeerida oma noorsootöö tegemistesse just sisse seda, et mis on see vajadus, mille järgi, mis on need võtmepädevused, mida noor peaks omandama veel, ja siis valima just need õpimeetodid, mis selle noore või selle noortegrupi jaoks kõige paremini sobiksid.